Tere, kallid rattaretkest osavõtjad! Käes on 15. mai ja me alustame oma rattaretkega. Oleme seda juba öelnud, seda avasõna 30 aastat, seekord on siis 31 ja seekord on täiesti eriline. Esimest korda on meie rattaretk sellisel virtuaalsel vahendusel. Igaüks sõidab oma rattaretke rada täpselt nii, nagu saab. Rattaretk on 3 päeva pikk ja see on ainulaadne. Kes alustab sõitu Ida-Virumaal, kes alustab sõitu Võrumaal, kes Saaremaal, kes Harjumaal, aga võib-olla näeb keegi seda Facebooki postitust ka näiteks Austraalias või Ameerikas. Ka nemad võivad teha endale toreda rattaretke. 3 päeva, 15, 16, 17 mai on need, mis alati ühendab ühte portsu eestlasi. Enamasti on seda olnud kuskil 2000 inimest. Võib-olla ehk sellisel virtuaalsel retkel on meid isegi rohkem. Ma arvan, et see retk jääb meile kõigile meelde. Meie hulgas on neid, kes on käinud 30 aastat rattaretkel, neid, kes on käinud natuke vähem, 20, 10, need, kes on 5 korda käinud ja ma usun, et sellel retkel on ka neid, kes esimest korda tulevad koos meiega ka meie endi jaoks väga erilisse rattaretkele. Seekord on ka meie korraldajate jaoks täiesti eriline, sest kui me enamasti jookseme ühest kohast teise kiiruga, siis seekord võime ka meie nautida, võtta oma jalgratas ja leida endale meeldivad rajad. Tähtis on see, et me veedame 3 päeva mõnusalt looduses, sõidame rattaga, paneme kiivri pähe ja tunneme rõõmu kevadest ja usume, et üheskoos me saame sellest koroonaviirusest ükskord jagu. Ja oluline on see, et te pildistate, kus te käite, mida te teete, pange need üles Facebooki, pange üles ka rajakaardid, kus te käite ja mida põnevat näete. Võimalik, et me saame siit ka järgnevateks retkedeks head inspiratsiooni meie korraldajad, et järgnevad matkad, mis toimuvad nii-öelda reaalajas 2000 inimest üheskoos, et annate meile häid mõtteid. Aga ka selle rattaretkel on meil oma kohajutud, on ansambli esinemised, kindlasti kohtute meie Küllo Arjakasaga, kes on meie rattaretkele alati andnud head värvi. Ja meil on oma lõunapausid ja ka kindlasti lõpetamine. Nii et pange kõik ilusti, pildistage, pange Facebooki ja 3 päeva pärast saame näha, mis me tegime ja kuidas me tegime. Ja soovin teile naelkummi ja mõnusat olemist.